Täna tahan jagada ühte raskust, mis mul oli ja kuidas ma selle lahendasin lihtsal, kompaktel ja kaasaskantaval viisil. Neile, kes reisivad palju, töötavad erinevates kohtades või lihtsalt tahavad töötada väiksemate seadmetega, ilma et peaksid kaasas kandma palju kaableid, on kaasaskantavus hädavajalik. Näiteks, kui sa kasutad sülearvutit või tahvelarvutit, on võimalus neid igale poole kaasa võtta suur eelis. Aga siin tekibki probleem. Kui sa töötad projektidega nagu mina, siis mõnikord ühest ekraanist lihtsalt ei piisa. Kodus olen juba harjunud kasutama sülearvuti ekraani koos laiekraaniga, mis aitab mul praktiliselt 3 faili korraga avada. Aga laiekraani ei saa ju igale poole kaasa vedada, tassides kaasa hunnikud kaableid ja adaptereid. Aga siin tulebki mängu see vidin, mis uskuge või mitte, on täiesti kaasaskantav ekraan, mis töötab ainult USB-C kaabliga ja ühendub otse sinu arvuti, tahvelarvuti või isegi telefoniga. Tere insenerihuvilised! Täna räägin teile ühe loo, mida paljud teist, kes teevad kaugtööd, on ilmselt juba kogenud. Ma olen inimene, kes teeb palju kaugtööd ja seetõttu veedan palju aega hotellides, lennujaamades, tarnijate ja klientide juures. Ja tead seda tunnet, kui jõuad kuhugi ja saad aru, et pead tundideks jääma väikese sülearvuti ekraani taha. Just, ma tean seda pettumust väga hästi. Varem proovisin tihti kasutada hotelli telerit teise ekraanina, mõeldes, et see oleks ideaalne lahendus. Aga peagi avastasin, et see oli äärmiselt ebamugav. Teler oli seinale kinnitatud nurga all, mida ei saanud muuta. Sageli oli laud ühes nurgas ja teler hoopis teises. Ja sageli tundus, et teler oli paigaldatud juba 1970. aastal. Lisaks pidin ma pidevalt otsima sobivaid kaableid ja adaptereid ning isegi kui mul õnnestus ühendus luua, oli pildi kvaliteet väga halb. Aga enne kui jätkan, las ma räägin sulle veidi endast ja miks mu tegelikult oli vaja 2 ekraani. Isiklikult olen ma üks neist inimestest, kellele meeldib korraga palju aknaid lahti hoida. Ja see oli üks minu harjumustest, mille ma aja jooksul omandasin. Minu igapäevatöös tegelen erinevate dokumentide, tabelite ja tehniliste joonistega ning pean pidevalt nende failide vahel seoseid looma. Kui ma töötan ainult ühe ekraaniga, pean ma kogu aeg akende vahel vahetama. Ja see rikub täielikult minu töövoo. Kaotan keskendumise, aja ning minu jaoks tähendab see, et olen vähem produktiivne. Ma tundsin seda oma nähal iga kord, kui pidin reisima või töötama kuskil mujal. Ja just siis avastasin ma selle vidina siin. Kaasaskantav monitor, mis on õhem kui minu sülearvuti. Ma tean, see kõlab liialdusena, aga see muutis täielikult minu tööviisi. See on Arzopa, mudel AU-C. Ja mul on see olnud juba peaaegu 3 aastat. Minu tootlikkus, mugavus ja mis kõige tähtsam, kaasaskantavus on paranenud. Ja kuna mind on mitu korda lennujaamades peatatud inimeste poolt, kes tahavad monitori kohta rohkem teada saada, otsustasin selle video teiega jagada. Aga miks on kaasaskantav monitor nii erinev statsionaarsest mudelist? Nagu nimigi ütleb, on kaasaskantav monitor kaasaskantav. Nüüd ma sain aru, nüüd ma taipasin. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Sa saad selle endaga kaasa võtta kuhu iganes soovid ja see toimib teise monitorina, mida saad kasutada oma seadmetega. Aga Igor, ma ei näe sellest küll mingit eelist. Tõsiselt. Erinevad traditsioonilistest lauamonitoridest, mis on rasked ja võtavad palju ruumi, on kaasaskantav monitor õhuke, kerge ja spetsiaalselt loodub selleks, et kaasas käia sinu sülearvuti või tahvelarvutiga. Enamik neist monitoridest on 13–17 tolli suurused. Minu oma on sama suur kui minu sülearvuti ekraan, 15,6 tolli. Aga siin on põhiline nipp ühenduvuses. Kui sa tahad ühendada tavalise monitori, vajad sa põhimõtteliselt toitekaablit ja pildikaablit. Aga selle monitoriga siin kasutan ma ainult ühte USB-C kaablit, mis toidab monitori ja edastab ka pildi. Minu jaoks on see suur eelis. Sest sama kaablit, mida ma kasutan oma telefoni laadimiseks, saan ma kasutada ka monitori ühendamiseks ja kohe kasutama hakata. Ehk siis mul on vähem kaableid, mida seljakotis kaasas kanda. Saad seda kasutada ka tavalise HDMI, mini HDMI kaabliga, mis on juba karbis kaasas. Aga minu jaoks ongi peamine eelis see, et saan kasutada seda kaablit, mis mul niikuinii juba seljakotis kaasas on, et monitor tööle panna. Ja see lihtsus võib tunduda tühisena.
Aga seljakotis ruumi ülejäämine on neile, kes pidevalt ringi liiguvad, väga oluline. Ma olen kandnud seljakotis VGA kaableid, HDMI kaableid, HDMI VGA adaptereid, displayporti ja lõpuks võtab see kõik ruumi. Seega, mõtle kaasaskantavusele ja kasuta ainult ühte lihtsat kaablit, nagu see siin. Usu mind, see on suur võit. Ja tegelikult pole siin mingit saladust. Sa võid lihtsalt ühendada oma sülearvuti ekraaniga kaabli abil. Teed vajalikud seadistused, teed teise monitori seadistused oma sülearvutis nii, nagu sulle kõige paremini sobib, sest see tuvastatakse automaatselt teise monitorina. Sellel on see liigendiga tugi, mis teeb monitori nurga reguleerimise lihtsaks, aga see annab sulle ka teise võimaluse, sest kui sa tahad kasutada monitori horisontaalselt, siis saad seda teha. Aga kui oled üks neist, kes kasutab monitori vertikaalselt, siis see töötab samuti. Lihtsalt tee vajalikud seadistused arvutiseadetes ja ongi valmis. Minu kogemuse põhjal oli see mugavus tõeline muutus. Ma ei pea enam mõtlema, kuidas erinevates kohtades töötada. Ma lihtsalt võtan oma kaasaskantava monitori kaasa, ühendan selle ja kõik ongi valmis. Ja enne kui sa ütled, et see video on reklaam, siis ei ole. See video ei ole sponsoreeritud. Tol ajal uurisin ma väga palju enne kui selle mudelini jõudsin, et mitte osta midagi halba. Ja nagu ma ütlesin, see monitor on mind juba 3 aastat saatnud. Ja kuhu iganes ma lähen, kus ma tean, et teist ekraani ei ole, ma võtan selle kaasa. Ja nii, ma jätan siia videosse mõned kaasaskantavate monitoride valikud. Ja sa pead lihtsalt ekraanile klõpsama või kui sa eelistad, palun ma inimestele jätta kirjeldusse lingi, et saaksid mõnda alternatiivi vaadata. Sa märkad, et on olemas nii lihtsamaid mudeleid kui ka premium valikuid ning igale eelarvele ja vajadusele leidub sobiv mudel. Aga ma ütlen juba ette ära, et investeering kaasaskantavasse monitori on tõesti tõeline pöördepunkt neile, kes teevad kaugtööd. On olemas see mudel, mis mul on, aga on ka teisi valikuid. Ja kui sa tahad oma kaasaskantavust ja tootlikkust tõsta, siis tasub kindlasti vaadata. Isiklikult arvan, et see on väga kompaktse disainiga ja kaalub umbes 500 grammi. Ja erinevalt tavalistest monitoridest ei ole see tehtud plastist, vaid alumiiniumist. Kui paned selle seljakotti, siis soovitan panna selle sülearvutile mõeldud sektsiooni. See osa on tavaliselt polsterdatud ja kaitseb ekraani. Minu mudelil on Full HD resolutsioon ja laiad vaatenurgad tänu IPS tehnoloogiale. Aga on olemas ka mudeleid suurema resolutsiooniga, eriti neile, kellele meeldivad mängud kõrgema kaadrisagedusega. Sellel on ekraani peegendusvastane töötus, mis aitab mind, kui kasutan seda eredalt valgustatud ruumides. Ja tal on sisse ehitatud kõlarid, aga ausalt öeldes ma ise eriti ei kasuta neid. Professionaalidele nagu mina, kes töötavad projektidega, dokumentide koostamisega, videotöötlusega või mis tahes ülesannetega, mis nõuavad korraga mitme akna avamist, on see erinevus tohutu. Aga kas seda monitori saab kasutada ainult tööks? Vastus on kindel, ei. Ja toon sulle mõned näited sellest, kus ma olen seda juba kasutanud. Nii et ma kasutan seda töökeskkonnas, reisides, hotellis või kuskil, kus ma tean, et mul ei ole teist monitori. Aga kui ma tahan lennukis filmi vaadata ja seal pole ekraani, siis ühendan selle telefoniga. Ja see muutub kaasaskantavaks teliks ning kuigi sellel on kõlar, soovitan kasutada Bluetooth kõrvaklappe. Või kui sa tahad, et su lapsed istuksid vaikselt auto tagaistmel ja vaataksid multikat suurelt ekraanilt, tee lihtsalt sama ning vali film otse oma telefonist. Mõnedel Samsungi telefonidel on Samsung Dex, mis aitab palju, sest saad telefoni ühendada ja kasutada seda ekraanil nagu arvutit. Aga isegi, kui sa tahad kodus teist ekraani, aga soovid ka võimalust ja kaasaskantavust, siis on see ikka hea valik sulle, kes tahad töötada erinevates keskkondades. Kui oled siiani jõudnud ja sulle meeldis video, siis kindlasti telli kanal, kui sa pole veel tellinud. Pane like ja aktiveeri teavituste kelluke. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, siis kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil jätkata sisu loomist siin platvormil ja saada meie videotes mainitud. Ja kui sulle meeldis see kaasaskantav monitor ja tahad seda lähemalt vaadata, siis vaata kirjelduses olevaid linke ning YouTube shoppingu linke, mille oleme välja valinud. Ja kui sulle meeldis selline video ja tahad siin veel selliseid videoid näha, anna mulle kommentaarides teada. Oluline on see, et see video aitaks sind ja näitaks sulle esemeid, mida me igapäevaselt kasutame ja mis on meile päriselt abiks ning võivad kasu tuua ka sulle. Ja räägi mulle ka, kas sul on olnud sellist probleemi kaugtööl ja kas oled mõelnud kaasaskantava monitori peale? Kas sa juba teadsid sellest seadmest? Jätta oma kommentaarid siia alla ja jaga oma kogemusi.
Siin kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa pead kindlasti vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Ja kui sa tahad meid toetada, siis pane kanalile like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu liikmeks astumist. Just nii inseneeria huvilised. Suured kallistused ja näeme järgmises videos.